Mis siis Redmoto aastal 2020 õigesti tegi, et sina täna siin seisad? Ja... Mis Pärnu tegemata jättis äkki? No, jah, see oli selline pilk Saarekese poole, läks teele küll kohe nii, et no, minu meelest selles suhtes on kõik hästi, et on 1 ja 1. Nii on. Just enne mind oli siin aasta endurosportlane siis Priit Peene, kes on Redmoto klubi liige, et nagu Redmoto klubis siis esimene enduromees näitab, et meie klubi on enduros jätkuvalt kõva klubi ja sellepärast ka see sama karikas meieni on jõudnud. Aga kindlasti me näeme vaeva ka selle nimel, et see krossikarikalt Saarekeselt ikkagi ära võtta ja Pärnu motoklubilt. Nii et see on... Me ei ole ainult enduroklubi, et me oleme ikkagi ka mitmekülgne ja teisi spordialasi oma motoklubi. Ja selline rivaliteet, ma arvan, et on ainult hea ja viib edasi ja teie selliseid häid suhteid me teame juba aastate tagant. Ma arvan, et üks tegelikult võib-olla kahjuks üks suur asi jäi Redmotol sel aastal tegemata. Kindlasti kahjuks jah, seoses selle viirusega, nagu ka Priit räägis, et kogu see enduro karussell muutus ja ei olnud võimalik neid võistlusi korraldada, nii ka siis Saaremaal pidama toimunud enduro GP etapp kahjuks jäi ära sellel aastal, aga eelkalendris 2021 on Saaremaa etapp kirjas ja loodame, et see saab ikkagi toimuma. Aga see oli selles suhtes päris selline mitte omapärane lugu, vaid natukene nagu ei olnud isegi, ma saan aru, mitte nüüd nagu niivõrd palju teie kui korraldajate kätes, et see otsus tehti mujal ära, et kuna te olite nii-öelda seljad koos Rootsiga ja Rootsi suvel ei oleks tahtnud väga minna. Jah, tõesti see oli jah, et Rootsi loobus siis ise sellest etapi korraldamiseks ja samas siis, kui Rootsis etappi ei ole, siis ainult Eestisse vist tulla ja seda etappi korraldada vist jah, ei olnud päris kõigil seal nii suur soovi ja sellepärast see ära jäeti. Et meie olime kindlasti valmis seda korraldama ja kahjuks ei olnud meie teha see. No Saaremaal kindlasti selline bensiinilõhk pole nagu võõras teema, aga sealt on nagu pigem räägitud sellisest nagu autovõtmest, et mismoodi te nüüd selle MM-etapiga Saaremaale jõudsite? Jah, Saaremaa omavalitsus ja käisime seal vestlemas ja olid väga koostööalsid ja võtsid meid 2 käega vastu ja sealt see koostöö nendega hakkas, et sellel aastal tegelikult, kuna MM-i ei toimunud Saaremaal, siis toimus Eesti meistrivõistluste etapp ja see oli ka väga edukas ja palju sõitjaid oli kohal ja rahvast käis vaatamas ja Saaremaale omavalitsusele väga meeldis see seal. Ja kindlasti nad olid nõus kohe järgmine aasta uuesti MM-etappi laskma seal korraldada. Nii et ma usun, et see saab seal toimuma. Aitäh sulle, Tamo Toodo, Redmoto poole pealt. Ja ma loodan, et teie selline sõbralik rivaliteet Pärnuga endiselt jätkub.